Nii, tänu Jumalale tema sõna eest. See muudab me elu, kui me seda rakendame. Amen. Nii, täna on üks hästi oluline teema, mitte et teised ei oleks olulised teemad olnud, aga see on üks oluline teema, see on üks tuntud teema. Ja siis, ei tea, kas mul on ka vett vaja või? Mul tegelikult oli mahl siin, aga ma ei taha praegu mahla. Millest ma ei võtnud vett. Täna siis on teemaks sõna üle mõtisklemine, ehk siis mediteerimine. Et see ei ole mitte midagi uut, aga see on hästi oluline. Aitäh. Nii, me oleme käinud teise Timoteuse kirjas, teise Timoteuse 1:7, mis ütleb niimoodi. Sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Kui Jumal ei ole andnud meile arguse vaimu, siis meie ka ei võta seda vastu. Et see on nii imeline, et Jumal ei ole meile andnud. Võtame klassikalise laiendatud tõlke, seal on täpsemalt, mida ta meile ei ole andnud ja mida ta meile on andnud. Et sama kirjakoht siis laiendatud tõlkes, klassikaline laiendatud tõlge. Kõlab siis nii, sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu ehk argpükslikkuse, arguse ja piinlikkuse ning lipitseva hirmu vaimu. Seda ta meile andnud ei ole ja seda me vastu ei võta. Aga, nüüd on hea aga, ta on meile andnud väe ja armastuse ning rahuliku ja tasakaaluka meele ning distsipliini ja enesekontrolli vaimu. Nii et seda on Jumal meile pakkunud. Väevaim, armastuse vaim, rahulik tasakaalukas meel, distsipliini ja enesekontroll. Ja kõik vähem ei ole tema parim meie jaoks. Me ei peaks leppima sellega. Seega ta siin ütleb, et rahulik meel on uuendatud meel. Tasakaalukas meel on uuendatud meel. Distsiplineeritud meel on uuendatud meel. Ja ka ennast kontrolliv meel on uuendatud meel. Rooma 12:1 ütleb, on ka tuttav kirjakoht. Nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja teine salm. Ja ärge muganduge praeguse ajaga. Ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge. Ta kutsub meid muutuma, mitte muganduma, vaid muutuma. Meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Jumal kutsub meid saama muudetud, saama teissuguseks oma meele uuendamise teel. Sest meele uuendamine on see, mis võimaldab meil elada muudetud elu või teissugust elu. Ja teissugune muudetud elu ei ole või näeb välja teissugune kui see, mis meil oli enne uuesti sündimist. Seega selle vana eluga me ei peaks leppima. Ja kõik need asjad, mis meie elus olid enne, kui me uuesti sündisime, me ei too neid uude ellu ja me ei pea leppima nendega. Mis iganes need olid, meie vead või meie koormad, mis iganes need olid. Me ei too neid oma uude ellu üle, vaid meil on uus elu, kui me uuendame oma meeli. Ja uuendatud elu me saavutame siis ainult muutudes.
muutudes sõna sarnaseks, võttes Jumala sõna ja Jumala mõtted, aga see eeldab meie koostööd Jumala sõnaga, muutumist. Ja see on aktiivne protsess, mitte passiivne. Jumal ei saa panna väevõimuga oma mõtteid meie pähe, nii nagu tegelikult kurat ei saa sundida oma mõtteid meie pähe, me võtame vastu. Või seisame vastu, me peame vastu seisma, eks. Samamoodi Jumal ei sunni oma mõtteid meile pähe, meie mõtteellu. Vaid meie teeme koostööd Jumalaga ja võtame tema sõna vastu ja seetõttu me muutume ja muudame. Efesuse 4:27 ütleb, ärge andke maad kuradile, ärge andke, ta ütleb meile, ärge andke maad kuradile. Ära anna, kurat ei saa võtta. Ta ei saa ise võtta maad sinust, mitte midagi ta ei saa võtta ise, kui me ei anna. Kuidas me anname? Siis kui me võtame vale mõtte ja seda oma peas keerutame, kui me võtame vale mõtte vastu ja hakkame mõtlema, me hakkame muretsema, me hakkame kahtlema. Aga kust me teame, et me muretseme? Siis kui me mõtleme selle teema peale, mingi asja peale. Muretsemise kaudu saab kurat meie ellu tulla, sest see on üks osa sellest hirmuvoolust, mida Jumal meile andnud ei ole. Sama kehtib ka kahtlemise ja hirmu kohta. Need on samad asjad, et kui meis on kahtlus või hirm, siis selle kaudu saab kurat meie ellu tulla. See on see uks, kui me teeme lahti. Ja kui juhtub, et me oleme lasknud ta sisse või me oleme andnud talle selle maa, siis me võtame tagasi selle. Kui ta tuleb sisse üks mõte korraga, siis me ajame ta välja üks mõte korraga. Me seisame vastu talle. Me ei anna maad talle. Jakobuse 1:21 ütleb nii. Sellepärast heitke ära kõik rüvedus ja viimnegi paha ning võtke tasase meelega vastu sõna, mis teisse istutati ja võib teie hinget päästa. Eestikeelne tõlge ütleb teisse istutati, aga see ilmselt see oli see King James tõlge, kus oli kasutatud sõna nagu graveeritud või sisse poogitud või külge poogitud või graveeritud sõna. Aga vaata, mis ta ütleb. Võtke tasase meelega vastu sõna, mis teisse istutati ja võib teie hinged päästa. Kellele ta kirjutas? Ta kirjutas uuesti sündinud kristlastele, et nende hinged vajavad päästmist. Ta ei kirjutanud nende vaimudest. Need olid uuesti sündinud. Ta kirjutas nende hingedest. Et need vajavad päästmist. Ehk kuidas saavad, need vajasid uuendamist. Ja ta rääkis, kuidas saavad nende meeled uuendatud. Kuidas? Ta ütles, võta vastu alandlikult. Inglise keele tõlge ütleb alandlikud, eesti keeles ütleb tasase meelega. Ja muuseas, ma siin kontrollisin, kui me enne ütlesime, mis vaimuviljadest on tasadus, mis on alandlikkus. Tegelikult ka alandlikkus. Et siin samamoodi ta ütleb, kuidas me võtame selle sõna vastu alandlikult. See sõna, mis me kuuleme, me võtame alandlikud, me oleme allaheitlikud ja alandlikud ja võtame selle sõna vastu. Sest me tahame, et meid õpetatakse. Meis on tahe, et meid juhitakse. See on alandlikkus. Ja ta ütleb, võta vastu teisse. Ma tahtsin seda öelda, liikusin natuke liiga kiiresti. Ma tahtsin öelda veel, mis on alandlikkus. Me oleme sellest rääkinud alandlikkusest, et üks on õpetatavus, eks. Ega see, et ma ei käitu, nagu ma teaks kõike, või ma ei arva, et ma tean kõike ja kõigil teistel on vale, ainult see, mida mina tean, see on õige. Et alandlikkus on see, et kui ma ei arva nii, et ma olen õpetatav, et ma ei arva, et ainult mina tean kõike. Et just, et ma võtan alandlikult siis vastu selle sõna, mis teisse istutati, me võtame vastu selle. Sõna pääseb lihtsamini meisse, kui me võtame ta vastu alandlikult, kui meis on alandlikkus selle sõna suhtes. Võta vastu teisse graveeritud sõna,
või siis teise istutatud sõna on eesti keeles, inglise keeles. See hakkab kajastuma minu igapäevaelu tegevustes. Ehk ma rakendan seda nüüd oma elus, mitte ma lihtsalt ei kuule, vaid ma ka rakendan seda igapäevaelus. Ei piisa ainult sellest, et ma tean, mida sõna ütleb. Seda näitavad eluolukorrad. Elu on ilus, siis sul tundub, et sulle piisab, ma tean väga palju juba, et mul on sõna küll. Aga kui tuleb see väikene, kas või väike vastuseis, mingisugune olukord, kus sa peaksid rakendama sõna ja kui see ei ole sinusse graveeritud, siis sa tõenäoliselt tegelikult ei rakenda seda sõna. Ja et ei piisa kuulmisest, vaid sellest, et sa selle oma südamesse istutad, reaalselt istutad, nagu oma südamesse graveerid, nagu tätoveeringut graveeritakse, sa ei saa sellest lahti enam. See tähendab, et kui see kajastub meie igapäevaelus, siis me oleme sõnategijad, meist saavad sõnategijad seeläbi. Ja seeläbi, kui me oleme sõnategijad, see näitab, et sõnal on meie elus kindel koht ja ta peaks saama oma koha meie elus. Ja see on nagu, selle sõnaga on sama nagu poogitud puuga, et see osa, mida külge poogitakse, saab üheks sellega, mille külge see poogiti. Et sa ei eralda enam poogitud või mitte poogitud või originaaltüve ja poogitud oks. Et samamoodi on ka see, et kui sõna on sinu külge justkui poogitud, siis sina ja sõna olete üks ja teid ei saa enam eraldada. Nii kõvasti on graveeritud sõna meisse, et seda ei saa enam eraldada. Võta vastu alandlikult teisse istutatud või teisse graveeritud sõna. Ja kui sõna on meisse graveeritud, siis see sõna saab päästa meie hinged või uuendada meie meeled või kosutada meie hinge või edendada meie hinge. Joosua 1:8. Mul on siin laiendatud tõlge, aga mina olen laiendatud klassikalist praegult siit. Joosua 1:8. See seaduse raamat ärgu lahkugu su suust, vaid mõtiskle selle üle päeval ja öösel, et sa peaksid ja teeksid kõike, mis sellesse on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis sa tegutsed targalt ning sul läheb hästi. See tähendab, ei ole aega, mil sõna ei valitseks selle üle, mida või kuidas me välja räägime. See ei tähenda seda, et ma kogu aeg räägin kirjakohti välja, öösel ja päeval, et ma muust ei räägigi, vaid see tähendab seda, et sõna valitseb selle üle, mida ma välja räägin. See tähendab, et ühel hetkel ei ole see, et ma räägin välja usku ja teisel uskmatust. Või ühel hetkel räägin ususõnu ja tervist ja teisel hetkel kahtlusi ja muret. Ma räägin kogu aeg välja ühte. Ma räägin usku välja. Kuidas sa hoiad Jumala sõna alati oma suus? Mis on see viis? Ta ütleb siin, vaid mõtiskle. Inglise keeles tegelikult ütleb ka mediteeri, et eesti keeles kasutatakse mõtiskle, aga ta ütleb mediteeri. Ehk sõna üle mediteerimine aitab hoida Jumala mõtted meie suus. Aga mis on mediteerimine? Et see maailmas on mingisugune arusaam mediteerimisest, aga see ei ole see, nagu maailm mõtleb, et istud kännu otsa ja ma ei tea, sõrmed koos ja ümised. Kuigi see on ka see, et ma mediteerin, ehk ma räägin enda ette midagi. Ma võin ka pomiseda vaikselt enda ette midagi. Või ma mõtlen ka sügavalt selle peale, Jumala sõna peale. Ma mõtlen sügavalt. Ma pomisen enda ette
ma lasen sellel sõnal enda peas ringi käia. Me oleme seda tegelikult, iga inimene on harjutanud seda muretsemisega tõenäoliselt, mis on ka mediteerimine, aga negatiivses suunas. Et tegelikult me kõik oskame mediteerida. Kui me oskame muretseda, siis me oskame mediteerida, sest meil käib siis see mõte käib ringi ja ringi ühtepidi ja teistpidi ja kolmandat pidi ja, aga see on mediteerimine hirmu suunas, negatiivse suunas. Aga ma räägin siin praegu nii-öelda õigest mediteerimisest ehk Jumala sõna mõtlemisest ja keerutamisest oma peas, enda ette rääkimisest ja sellest, et ma tõesti mõtisklen sügavalt selle sõna üle. Ja Jumalaga võib meil samasugune osadus olla, et kui ma loen Jumala sõna, siis ma räägin Jumalaga tema sõnast ja ma räägin endale sellest sõnast, see on ka osa mediteerimisest. Ja veel üks viis, kuidas mediteerida, lisaks sellele, et ma loen sõna niimoodi või ka võtan mingi kirjakoha ja mõtisklen selle üle või räägin Jumalaga tema sõnast, on see, et kui ma kirjakoha võtan ja ma loen niimoodi, et ma rõhutan iga sõna eraldi ja vaatan, mida see iga sõna tähendab minu jaoks, ehk ma teen selle sõna isiklikuks enda jaoks. Mediteerides. Ma teen ta isiklikuks ja ma teen ta enda jaoks elavaks, sest paljude probleem võib olla selles, et sõna ei ole reaalne nende jaoks. See on mingisugune abstraktne asi, mida nad loevad, aga see ei ole reaalne nende jaoks. Ja reaalseks see saab mediteerides. Ja mediteerimine on üks osa meelte uuendamise protsessist, üks oluline osa. Nii. Ja mediteerides me teeme ka sõna, me teeme sõna enda omaks. See tähendab, me tegelikult istutame sõna enda sisse, aga teisalt, kui sõna läheb meie sisse, siis meie läheme ka sõna sisse, see on niisugune vastastikune liiklus mediteerides. Ja näiteks on üks näide, nüüd ma tooksin ühe näite. See on Filippi 4.19, et kuidas teha näiteks sellist, kus iga sõna rõhutan. See on see kirjakoht. Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda auga Kristuses Jeesuses. Ja ma võin ma alustasin minust küll, aga kuna eesti keeles hakkab see sõnaga küll, ma võin rõhutada küll mu Jumal täidab kõik mu vajadused oma rikkust mööda auga Kristuses Jeesuses. Tänu Jumalale, küll ta teeb seda, ta ei jäta seda tegemata, sest tema on seda tõotanud oma sõnas. Küll ta täidab, ma saan ta peale loota, küll ta teeb seda. Ma lähen järgmise sõna juurde, küll minu Jumal. Minu Jumal. Tänu sulle, minu Jumal, sa täidad minu vajadused. Jah, sa oled mu pastor Jumal, aga sa oled minu Jumal. Sa olid Moosese Jumal, sa olid Taaveti Jumal, Abrahami, Iisaki Jumal, aga tänu Jumalale sa oled ka minu Jumal. Sa oled minu Jumal, kes täidab minu vajadused. Ja siis sa rõhutad sõna Jumal. Küll minu Jumal täidab mu vajadused. Vot see on võimas. Vot see on see, küll minu Jumal täidab mu vajadused. Kes täidab mu vajadused? Mu Jumal, kas mu töökoht täidab mu vajadused? Töökoht ei ole mu allikas. Kas mu vanemad täidavad mu vajadused? Ei. Kas mu abikaasa täidab mu vajadused? Mu Jumal on see, kes täidab. Tema on mu allikas. Kas ma panen oma usu oma pangakonto peale? Ei, mu Jumal, küll minu Jumal täidab. Kes täidab? Minu Jumal täidab. Ma ei panusta mitte ühelegi
olulisele kontaktile, sest mul on minu Jumal, kes täidab mu vajadused. Ja niimoodi mõtiskledes ma lähen edasi. Küll minu Jumal täidab kõik mu vajadused. Omarikkust mööda auga Kristuses Jeesuses. Mida minu Jumal teeb? Ta täidab. Ta ei jäta täitmata. Ta ei karista. Ta ei halvusta. Ta ei hülga. Mida ta teeb tänu Jumalale? Ta täidab. Ta ütles, et ta täidab kõik mu vajadused. Ta ei jäta mind vaeseks lapseks. Mida ta lubas teha? Ta täidab. Ja ma mõtisklen niimoodi enda ette. Küll mu Jumal täidab kõik mu vajadused. Kas osa vajadusi? Ei. Minu Jumal täidab kõik mu vajadused. Kas ainult väga suured vajadused? Ei. Ta täidab kõik mu vajadused. Kas ainult pisikesed? Talle lähevad korda kõik mu vajadused, sest ta ütleb seda. Ja tema sõna on ustav. Jumal on see, kelle käest minu abi tuleb. Sest ta ütleb, küll mu Jumal, minu Jumal täidab. Ta ei jäta täitmata. Ta ütleb, ta täidab kõik minu vajadused. Jah, ta täidab sinu vajadused. Jah, ta täidab muudade vendade vajadused, aga ta täidab minu vajadused. Ta täidab minu vajadused. Mul ei jää mitte midagi vajaka. Kui mul on see vajadus, ma võin öelda, mul on see vajadus, mingi vajadus. Jumal ütles, küll ma täidan selle. Küll ma täidan, küll minu Jumal täidab kõik teie vajadused. Ja kuidas? Oma rikkust mööda. Kas minu jõudu mööda? Ei, ta ütleb oma. Tal seda rikkust on, tal seda vägevust on täita. Eks? Niimoodi ma rõhutan kirjakohas kõiki sõnu. Ja siis tegelikult see sõna ja see kirjakoht saab palju isiklikumaks, palju elavamaks. Ja siis, kui kurat tuleb, ütleb, sa ei saa arveid maksta, sul peab raha, siis ma ütlen hilja. Ma juba istutasin sõna endasse. Või on see tervis, või on see mis iganes asi. Ma juba istutasin. Ma juba tegin selle töö ära. Sa ei saa mult seda kätte enam. Sest see on minu sees. Ma graveerisin oma südamesse selle. Ja selline saab vaadelda seda ka, kui kirjakoht on nagu mägi. Ja mediteerimine on just kui selle mäe otsa ronimine eri külgede pealt. Iga külje peal on oma vaade. Oma teerada. Aga kirjakoht on üks, mägi on üks. Ma liigun ühest suunast, ma liigun teisest suunast, kolmandast, neljandast suunast. Ma näen seda ühte kirjakohta erinevalt, erinevast kohast, erinev rõhuasetus. Ja see aitab istutada seda sõna meisse, graveerida. Mediteerimine võtab aega ja selleks tuleb aega anda. Me saame seda autosõidu ajal, bussisõidu ajal, hommikul ennast sättides. See on see, meil on peas on kirjakohti, aga sellest on vähe, kui nad lihtsalt peas on. Meil on vaja need enda südamesse istutada. See tähendab, et ka mõnikord püha vaim võib esile tuua mingisuguse kirjakoha. See tähendab, et ta tahab, et sa selle enda südamesse istutad ja graveerid. See ei ole asjata kirjakohad lihtsalt, kui püha vaim esile toob. Et sul endale on ka väga hea meeldetuletus. Mõnikord tulevad mingid kirjakohad, siis tasub hakata mõtisklema nende üle, mediteerima nende üle, rõhutada neid kusjuures ma piiblit lugedes on samamoodi, kui ma võtan täiesti tühja piibli, ma olen võtnud endale praegult õppimiseks ja samamoodi mul ei ole ühtegi joont seal ja ma loen mõnda kirjakohta, mida ma olen harjunud ühtemoodi lugema, ma loen nüüd teistmoodi, mul ei ole ühtegi märget seal. Ja ma näen hoopis teisi seoseid, ma näen hoopis teistmoodi seda. Sest mõnikord panen rõhuasetused teise kohta, teise sõna peale. Ja ma näen seda laiemalt, ma näen teistmoodi. Nii, aga kui pühavaim tahab meile midagi õpetada, siis ta ilmutab
seda kirjakohta meile, aga ta ei saa seda tööd meie eest ära teha, seda graveerimise tööd. Seda teeme meie mediteerides. Ehk meie teeme koostööd temaga. Kui minna tagasi Joosua 1.8 juurde, siis ta ütleb, et ma võtan piiblist lahti selle endal nüüd. Et ta ütleb, et ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel. See tähendab, mediteerimine on osa päevast ja ööst. See on elustiil ja see leiab aset siis nii-öelda ajal, kui elus kõik on hästi, kõik on kerge, kõik läheb nagu lepase reega. Ikkagi on mediteerimine osa meie elustiilist ja sellest, mida me teeme. Aga samamoodi, nii nagu öö võib sümboliseerida katsumusi, raskusi, proovile panekuid, vastuseisu, siis mediteerimine on osa ka sellest ajast. Et ka seda siis ära ei unusta, et kui kurat tuleb nende rünnakutega, mõnikord nende katsumuste ajal võivad tulla laviin hirmumõtetega, kahtluse mõtetega, ärevuse mõtetega, mis iganes sihukeste nagu rõhumisega, siis see on hetk, kus tuleb samuti pöörduda mediteerimise juurde, et me seisame vastu kuradile ja ütleme, sa oled valetaja, ma ei usu sind, ma seisan Jumala sõnaga vastu, aga samamoodi ma lähen mediteerimise juurde, ehk ma hakkan Jumala sõna üle mediteerima. See tähendab, ma viin ennast uuesti nagu sõnalainele, nii oma meeled kui vaim on, aga oma meeled just ma viin sinna sõna suunas tagasi. Mediteerimine on veel oluline selleks, et see juhib meid sinna suunas, mida ja kuidas me teeme. Sest see muudab meid sõna tegijateks, mis on olulineks. Et näiteks sõna tunnistamine, see annab meile juhtnöörid, mida teha, kui me räägime sõna välja. Jumala sõna ütleb, mida teha, aga kas sellest ainuüksi piisab, kui me mitte kunagi seda ei tee? Ei piisa. Me võime tunnistada. Ma toon ühe näite kohe. See on niisugune huvitav näide, sest see on kuidagi läheb täpselt nagu minu kapsaaeda natukene siin. Puudutab mind. Ühesõnaga, me tunnistame sõna, me tunnistame ja tunnistame, aga kui me mõtiskleme sõna üle, siis me saame sealt teada ka, mida me tegema peaksime. No näiteks, kui sa mõnel hommikul ärkad ülesse ja üldse ei tahaks tõusta, või siis on kehv enesetunne, või siis on see, et tunned, et keha ei jõua teha neid asju, mida ta peaks tegema sel päeval. Siis tunnistamine on see, kui sa hakkad tunnistama, et issand on mu tugevus. On nii? See on tõsi. Ma tunnistan, issand on mu tugevus. Aga ma võin seda tunnistada terve päeva ja samal ajal voodis lebada. Muudkui tunnistan, et issand on mu tugevus ja terve päeva magan ja terve päeva leban voodis. Mis kasu sellest minule on siis? Ei olegi. Ma pean saama sõna tegijaks, ehk ma tunnistan välja, issand on mu tugevus ja siis ma tõusen voodist üles ja panen enda keha tegema seda, mida ta enne ei tahtnud või ei suutnud teha usu läbi. Ja saan sõna tegijaks. Amen. Kuidas me jõuame selleni, et oleme targad, nii nagu Joosua 1.8 ütles? Sest ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. No, see laiendatud tõlge ütles, et siis läheb sul kõik hästi. Oli ka veel siin lisatud. Vaatan, kus mul see oli siin. Et siis õnnestub su teekond ja siis sa tegutsed targalt ning sul läheb hästi. Et kuidas me sinna jõuame?
on see, kuidas me kohtleme sõna. Millise koha me oma elus sõnale anname, sellest sõltub, kas meil läheb hästi ja kas me käitume targalt. Millise koha me sõna üle mediteerimisele anname enda elus, sellest sõltub, kas meil läheb hästi, kas me oleme edukad, kas meil on kordaminek. Ja millise koha me sõnale anname oma tegudes, sellest sõltub, kas meil on kordaminek, kas meil läheb hästi ja kas me käitume targasti. Me ei saa teha valet asja ja välja jõuda õigesse kohta. Me ei saa mõelda valesid mõtteid ja samas olla edukad. Samamoodi me ei saa rääkida ka välja valesid sõnu ja olla edukad. Me peame mediteerima sõna üle nii kaua, kuni see tõesti on meie südamesse graveeritud. Et meie elud saaksid muudetud, et me hakkaksime praktiseerima seda sõna, mille üle me oleme mediteerinud, et see tõesti saaks rakendatud meie elus, sest see on oluline. Sest ainult siis me elud muutuvad, mitte lihtsalt tunnistades, kui me mitte midagi ei tee. Ma võin ju tunnistada, et Jumal on mu tugevus ja samas muudkui leban ja mitte midagi sealt voodist üles ei tõuse. Ja huvitav on see ka, sama Joosua 1.8, et siin on mainitud sind, ütles ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust ja siin on mainitud sõna. Aga siin ei ole mainitud Jumalat ja kuradit. Ei ole mainitud. Ja näiteks King Jamesi tõlkes on mainitud sõna sind 5 korda ja sõna 3 korda. See tähendab, et oluline on see, mida meie selle sõnaga peale hakkame. Mida me teeme? Jumal ei istuta sõna meisse. Meie teeme seda mediteerimise läbi. Mediteerimine päästab meie mõtteelu. See aitab hoida seda nagu selles Jumala voolus, selles õnnistuste voolus, selles, mida Jumal tahab, et me omandaksime. See on see, mida ta ütleb, et muutuge teiseks, muutuge. Me ei saa jääda samaks selleks, kes me olime. Jumal tahab kasvu, Jumal tahab vilju näha, ta tahab muutumist, paremuse suunas, kasvamist, täiustumist. See on see, mida ta ootab meilt. Ja selline õige mediteerimine, nagu mitte see muretsemine mediteerimine, vaid see õige Jumala sõna üle mediteerimine, see aitab istutada Jumala sõna meie südamesse ja see päästab meie hinget, see aitab uuendada meie meeli. Meil on natukene aega. Natukene on aega ja siis mul tekkis eile siuke mõte, et ma tahan praktilist osa teha. Sest ma võtan 5 minutit selleks. Ma annan kirjakohad. Te saate välja otsida. 2. Korintuse 9.8. Need on erinevad. 2. Korintuse 9.8. See on sulle. Kirstile ma annan Filippi 4.13 ja Terjele ma annan, kohe ma ütlen. Need on lihtsad kirjakohad, ma vaatan, see oli ka 1. Peetruse 5.7 oli. Jestus küll. See on 2. Peetruse. Oot. Ikka 1. Terjele läks 1. Peetruse 5.7. See on siis siuke lihtsalt, ei ole ühtegi asja siin pidanud praktiliselt läbi tegema.
et see on see mediteerimise ülesanne. Et lihtsalt ma alustan siis siit, et saate läbi lugeda. See on see sama asi, et nii nagu ma näiteks tõin, et ma rõhutan vaata iga sõna, et ma teen isiklikuks selle kirjakoha. Nii nagu ma näitasin. Jumal. Jumal. Minu Jumal. Jumal on. Ta ei saa olema, ta on praegu kohe. On vägev. Jumal on vägev. Teile või siis mulle. Minul Jumal on vägev. Jumal on väeline. Jumal on vägev. Mulle andma. Jumal on väelised mulle andma. Kõike. Kõike kaasa arv, midagi välja jätta. Kõike, mida armu. Midagi, millega ma ise hakkama ei saa. Armu. Jumal on vägev mulle andma. Kõik armu. Rohkesti, ülekülluslikult, väeliselt rohkesti. Jumal on vägev andma mulle. Kõik armu rohkesti. Et mul ikka oleks kõike. Et mul oleks Jumal on vägev mulle andma. Kõike arvu rohkesti, et mul oleks kõike kaasa mitte midagi välja jäetud. Jumal on vägev mulle andma kõik arvu rohkesti, et mul oleks kõike igati küllalt laset. Vau, Jumal on vägev, Jumal on väeline, Jumal on üle mulle andma kõike arvu rohkesti, mul oleks kõike ning oleksin rikas. Et ma oleksin rikas, Jumal on rikas, Jumal on vägev andma armu, ja mul oleks kõigil rohkesti ja ma oleksin rikas iga hea teo tarvis. Et Jumal on vägev, ma olen rikas iga hea tarvis. Ükskõik, kus on hea tegu, Jumal tahab, et ma oleksin rikas ja tema annab väe, tema vägi annab mulle selle armu ja annab mulle kõike rikkale, et ma oleksin, mul oleks kõike küll, et ma oleksin rikas iga hea teo tarvis. Amen. Halleluja. Kersti, sul on hea lühike. Ma suudan, Jumal, ma suudan. Tõesti, ma suudan, Jumal. Ma suudan kõik, Jumal, ma suudan kõik sinu läbi. Ma suudan, Jumal, kõik sinu. Jumal, ma suudan kõik sinu läbi. Jumal, ma suudan kõik sinu läbi. Sa annad mulle kõike seda, et ma suudan kõik sinu läbi. Jumal, ja Jumal, kes teeb, Jumal, kes teeb. Jumal, sina teed mind, Jumal, sina teed. Jumal, ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Jumal, ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Jumal, ma suudan kõik sinu läbi, kes teeb mind vägevaks. Amen. 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 Ma suudan, kujuta ette, kui ma räägin seda, ma lähen tööle, ma suudan. Kõik tema läbi, kes teeb mitte omast jõust, vaid tema annab mulle jõud. Mõtle, milline vägi selles on, milline vägi ja potentsiaal on, mitte ühtegi vingumist enam, mitte ühelgi töö hommikul. Et ma ei taha, ma ei jõua, ma suudan kõik, ma suudangi. Amen, sest tema teeb mind vägevaks oma väega. Nii, amen. Terje. Esimene Peetruse 5.7 siis meelde jääks, kus see kord asub. Esimene Peetruse 5.7. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Heitke kõik oma mure, kõik, mitte midagi välja jäetud. Jumala peale, sest tema Jumala peab hoolt. Kui palju muret? Aga vaata, siin tasub juba esimesest sellest hakata pihta, mis on esimene sõna. Heitke, viska ära võta tagasi. Ma heidan. See tähendab, ma annan ära, ma ei võta tagasi, ma heidan
kõik oma mure Halleluuja. tema peale. Amen. Kõik. ma heidan kõik, ma ei jäta mitte midagi andmata, iga pisiasi. Kõike maa peal. Sest Jumal peab miks ma annan talle? See läheb edasi veel. et tema saaks hoolt pidada. Ma ei anna talle minu eest. Täpselt. Ma ei anna Jumalale seda, siis ta ei saa hoolt pidada. Täpselt, kui me anname talle mure ära, ta saab hoolt pidada meie eest. Halleluuja. aga no siin saab veel rõhutada. tema peab. Jaa, aga ma võin ka rõhutada juba enne, vaata, kui ma kõiki sõnu teen, heitke, eks ju, noh, ma ütlesin, kõik, ma ei jäta ühtegi mure andmata. Selle mure. Jaa, heitke kõik oma mure. Jaa, mul võib olla sellel mure, aga minul on mure praegu. Ma heidan oma mure ära. Minul on praegu mure mingi asja pärast. Ja Jumal, sina võtad minu mure, sulle läheb korda minu mure. Sa võtad selle, sa tahad selle võtta enda peale ja mina annan oma mure. Ma annan oma mure ära sulle, sa oled nõus seda vastu võtma. Sa lahendad, miks sa lahendad või miks sa võtad selle enda peale? Sest tema peab hoolt teie eest. Jumal, sina, ma tänan sind. Sina pead hoolt minu eest. Ma tänan, Jumal, et sa oled nii ustav, sest sa ütled, sa pead hoolt mu eest. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema, mida ta teeb? Ta peab hoolt. Ta ei karista mind selle eest. Ta ei noomi mind selle eest. Ta ei süüdista mind, et mul on mure. Ta peab hoolt. Ta armastab mind, ta valvab mu üle, ta hoiab mind, ta peab hoolt. Kiindumusega, ütleb inglise keeles üks tõlge. Kiindumusega ta valvab. Pärast seda, kui ma olen oma mure talle andnud. Milline ustavus, milline hool. Mitte seda, et ma ei julge talle anda, äkki ta süüdistab mind sellest, mul selline mure on. Ei, ta ütleb, ei ta kõik, ükskõik, mis see mure on. Ma pean hoolt, kelle eest? Ta peab hoolt minu eest. Minu eest. Amen. Ja niimoodi teha see sõna isiklikuks ja elavaks just. Ja minna sellele kirjakohale läheneda eri külge pidi, sest kui sa nüüd võid kodus veel proovida, kui sa neid eri rõhkusid paned, siis tegelikult, näiteks sama, mis Kerstil oli, see kirjakoht, ma olin ise laps, kui ma seda toona juba proovisin, seda õppisin. Ja siis mõtlesin, see on väga põnev, on üks sõna rõhutada ja teist sõna rõhutada ja kolmandat ja siis sa näed seda hoopis teistmoodi. Ja see saab tõesti elavaks ja see niimoodi lõpuks ta kinnistub ja ongi südame külge istutatud. Amen.